Hea Merike, palju õnne sulle. Oled regionaalhaigla Grand Lady ehk elude preemia saaja ja seda loomulikult õigustatult. Kui ma 8 aastat tagasi regionaalhaiglasse tööle tulin ja sind esimest korda kohtasin, siis mul tundus, et sa oled karmi käega juht. Aga kui vaadata meie koostööd, kui vaadata koostööd juhatusega ja vaadata koostööd sinu enda kliiniku sees, siis ma sain väga kiiresti aru, et sa oled väga hea meeskonnamängija. Aga sa oled mulle meelde jäänud veel ühe momentumiga ja selle seostub juhtimisega. Sul on taandumistarkus. Kui su ametiaeg hakkas läbi saama ja sa otsustasid, et sa järgmiseks ametiajaks enam ei kandideeri, siis sa ei teinud ka omalt poolt takistusi. Sa ootasid, kes saab uueks kliinikujuhiks. Sa võtsid ta pardale, sa andsid talle ülesandeid, õiguseid ja kohustusi üle ja seda väga sujuvalt. See on taandumistarkus ja seda ma olen korduvalt ka erinevatel regionaalhaigla koolitustel ja juhtimiskoolitustel rääkinud. Taandumistarkus ei ole omane igaühele, aga sulle on. Ja sellepärast ma pean sind ka väga tänama. Sa oled uuele juhile, uuele kliinikujuhile olnud igati toeks. Sa oled enda arsti ülesannete raames näidanud alati respekti enda meeskonna kui ka enda uue juhi ees. Ja see on väga hea näide taandumistarkusest ja sellest oskusest. Ja nagu öeldakse, see on kogemustega inimeste privileeg. Ja sellega sa oled võimsalt hakkama saanud. Ma loodan, et sinu teekond arstina regionaalhaiglas ei lõppe lähiaastatel, vaid sul on seda entusiasmi ja jaksu, seda tööd, mis sa suurepäraselt teed, veel siin regionaalhaiglas teha. Ja loomulikult me ootame pikisilmi sinu suurepäraseid teadussaavutusi, mida sa loomulikult oled ka meie majja juba toonud. Veel kord, palju õnne sulle Grand Lady preemia puhul, jõudu jaksu ja sinu tegusid me ootame veel ja veel. Aitäh! Hea doktor Luumann, mul on väga hea meel, et aastal 2025 valisid kolleegid Grand Lady'ks just sind. Vaatamata sellele, et meie sinuga ei ole väga palju koos jõudnud tööd teha, tean ma vägagi hästi sinu panust nii regionaalhaigla kui eriala arengusse. Oled osalenud aktiivselt teadustöös, oled juhtinud nii keskust kui kliinikut ja see tööhulk on olnud märkimisväärne. Täname sind pikaaegse ja võimsa töö eest regionaalhaigla nimel. Aitäh sulle! Hea Merike, palju õnne sulle! Sisehaiguste kliiniku nimel võin öelda, et meie oleme täna väga tänulikud, uhked ja rõõmsad. Mina olen end sinu kolleegiks saanud nimetada juba pea 25 aastat. Ja just kohe tookord 25 aastat tagasi tundsin ennast ka kolleegina, sest esimest korda kohtudes noore alustava residendina pöördusin sinu poole just abi ja nõu saamiseks patsientide pärast, siis tookordses Pelgulinna haigla dialüüsi osakonnas. Ja sinu viis, kuidas sa noort kolleegi vastu võtsid, kuidas sa mind aitasid, abistasid, pani mind end kohe oluliselt enesekindlamana tundma. Ma sain abi ja tõesti sellest ajast peale olen ma tundnud, et me oleme kolleegid. Samal viisil oled sa loonud ka nefroloogiakeskuse regionaalhaiglas. Selles keskuses on ikka alati meeskond üksteist toetanud. Koostöö on paistnud alati hästi välja ning alati olete teie eeskätt seisnud oma patsientide eest. Tänane nefroloogiakeskus on jätkuvalt sinu nägu. Ja teie jaoks ei ole kunagi ka järelkasv justkui probleemiks olnud, sest noored tahavad teie juurde tulla ja jäävad teie juurde püsima. Mõeldes nefroloogia erialale Eestis, siis ma usun, et mitte ainult minule, vaid enamustele kolleegidele tuleb esmajärjekorras pähe sinu nimi. Sest lisaks tugevale spetsialistiks olemisele oled sina ka suurepärane juhendaja, õpetaja, lektor ja me teame, et selleks, et
oma teadmisi edasi anda või kedagi õpetada, selleks peab olema ise alati valmis juurde õppima, arenema, olema piisavalt uudishimulik. Ja seda uudishimu on mul hea meel näha, et sinus on alati jätkunud tänaseni. Sisehaiguste kliinikut juhtides oli sinu stiil olla tasakaalukas ning vabadust ja tuge pakkuv kõigile erialakeskustele. Sa lasid meil meie ideid teostada ja sinu meeskonnas areneda oli turvaline. Täna pea 5 aastat tagasi olid just sina see, kes minule esimest korda esitas väljakutse kandideerida järgmiseks sisehaiguste kliiniku juhatajaks. Meil oli omavahel mitmeid vestlusi ja arutelusid, aga oli üks sinu argumentidest mulle, miks mina võiksin kandideerida, mis mulle ehk enim korda läks. Ja ma olen hiljem mõelnud, et see võib-olla ka oli selliseks kaalukeeleks otsustamaks. Ja ma olen mõelnud ka seda, et ma ükskord tahaksin sulle öelda, mis see kõige olulisem punkt oli. Ja täna siin 4 silma all olles on mul võimalus seda siis avaldada. See oli sinu arvamus, et ehk suudan mina just kliiniku juhina edaspidi samamoodi nagu sina tegid võrdväärselt kõiki meie keskusid ja erialasid käsitleda. See oli mulle tähtis ja ma loodan, et ma olen suutnud seda teha. Aitäh sulle selle usalduse ja aitäh selle toe eest. Ma tean, et sina ei ole suurte sõnade ja suurte žestide inimene. Ja tõenäoliselt see tänane tähelepanu, mida sa saad selle imelise tiitliga kaasa, paneb sind end ka natukene ebamugavalt tundma. Aga ma võin sulle lubada, et see rõõm ja uhkus, mida toob see tunnustus sinu lähedastele, sinu perele, sinu kolleegidele ja sinu sõpradele, kindlasti kompenseerib seda päris hästi. Nii et naudi seda, suur tänu sulle veel kord ja palju õnne, Merike. Hea Merike, mul on siiralt hea meel, et sa kuulud nüüd meie väärikate grandide hulka. Sa oled olnud suureks eeskujuks nii arstina, nefroloogia eriala arendajana, ülemusena kui ka lihtsalt naisena. Iial ei lähe meelest, kuidas tibatilgukeses B-korpuse hemodialüüsisaalis viskasid kõrged konsad jalast ja paigaldasid kindlakäeliselt dialüüsisondi, sest sellist protseduuri tehes on ju oluline kindel pind jalge all. Sa oled ka rasketel ja pikkadel tööpäevadel särav ja sinu sammude kaja toob naeratusena meie kõigi näole, sest teame, et oled läheduses ja tulemas. PERH-i nefroloogiakeskuses suutsid sa luua harukordse kokkuhoidva tiimi nii arstide, õdede kui hooldajatega, kogu kollektiiviga. Astudes sinu kingadesse olid need üsna suured, kuid kuna sa olid alati olemas, siis kasvas kindlustunne, et oleme õigel teel. Ja mul on hea meel, et oleme suutnud nefroloogias seda kokkuhoidvust ja tiimitunnet edasi kanda. Merike, sinu entusiasm on nakatav ja sa oled nõus kaasa tulema ka veidi hullude ideedega. Kas või patsientidele mõeldud teabepäevad üle Eestimaa, esimese ülemaailmse neerupäeva tähistamine, mis ummistas 2006. aasta märtsis PERH-i aatriumi ja palju muud. Väsimatult oled sa nõus panustama nefroloogia eriala arengusse, tehes koostööd Euroopa erialaorganisatsioonidega, organiseerides nii Balti nefroloogia konverentse kui ka teisi erialaseid üritusi ja jagades oma teadmisi teiste kolleegidega. Meie keskuse noortel nefroloogidel on eriti meeles sinu ütlus, et kõik tuleb vastu võtta ja midagi ei tohi pooleli jätta. Sa oled tõeline mentor, kes tõstab esile noored ja annab neile võimaluse. Samas neil alati nõu ja jõuga toeks olemas. Tänu sinule on meie noored aktiivselt tegelemas ka teadusega. Sinu töös peegelduvad täpsus, hoolivus ja väärikus. Omadused, mis teevad sinust tõelise autoriteedi, kuid veelgi enam. Sinu kõrval tunnevad patsiendid end märgatuna, kuulatud ja mõistetuna. See on oskus, mida ei saa õppida üksnes raamatutest. See tuleb südamest.
oma patsiente tunned sa läbi ja lõhki. sa oled öelnud sellised sõnad. meie patsiendid on eluaegsed haiged. mõnega neist olen ma vanaks saanud ja ravinud neid juba aastakümneid. me kasvamegi oma patsientidega kokku, elame nende haigust ja elu üle. Nefroloogia ongi eriline eriala, sest meie patsiendid ongi ju mõnes mõttes igavesed. Dialüüsieelne ravi, dialüüs, siirdamine ja jälle dialüüs. Ja lõpetuseks, nagu ütlevad luuleread, ei ole õige öelda, et inimesed tulevad ja lähevad. On inimesi, kes tulevad ja kunagi ei lähe. Nad on sooja hommiku sarnased. Sina, Merike, oled üks neist. Aitäh sulle! Ja loodetavasti saame veel kaua kuulda su kiireid samme ja Nefroloogiakeskuse tähtpäevadel üheskoos tantsida Bonnie M-i Rasputini laulusaate. Minu tutvus ja koostöö doktor Luumaniga algas 1998. aastal, kui ma õendustudengina sattusin praktikale toonasesse Pelgulinna haiglasse nefroloogia osakonda. Mingil salapärasel põhjusel tegin ma ka oma viimase praktika samas haiglas ja samas osakonnas. Ma ise tean, et nendeks võtmesõnadeks on kindlasti kaasatus, uudishimu tekitamine, õpetamine, soe ja heatahtlik suhtumine. Minu diplomitöö sai kirjutatud peritoonaaldialüüsist ja ma olen kindel, et ei pea 3 korda õiget vastust pakkuma, kes oli minu haiglapoolseks juhendajaks. Muidugi doktor Merike Luuman. Töid, tegemisi ja liigset aega ei ole haiglatöös mitte kunagi ülearu olnud, aga tema silmad ikka hakkasid veel enam särama, kui oli võimalus oma erialaseid teadmisi jagada, koolitada, kaasata enda meeskonda õpihimulisi kolleege, nii arste kui õdesid. Ma pole vist ühelegi lõputöö kaitsmisele nii enesekindlalt vastu läinud, sest vundament laoti nii tugev ja tol hetkel ei saanud nendele teadmistele küll keegi vastu. Ja mul on hea meel, et see vundament püsib tänaseni. Õediplom taskus alustasin ma 2000. aastal tööd ei kusagil mujal kui nefroloogia osakonnas. Algajal õel tekkis ikka päris tihti küsimusi ja kui sa läksid hemodialüüsi osakonda doktor Luumani kabinetti teda otsima, siis tema kabineti uks oli praktiliselt alati avatud, aga väga tihti oli kabinet tühi ja doktor Luumani leidis hoopis dialüüsisaalist. Variant A, mõne patsiendi voodi kõrvalt kas selgitamas, muret kuulamas, lohutamas, ravialaseid otsuseid tegemas või variant B, hands-on, õdesid juhendamas, aitamas, koolitamas, kaasa löömas igal pool, kus vähegi vajalik. Mul on tänaseni alles doktor Luumani ilusa käekirjaga eesti keelde tõlgitud dialüüsimasina kasutusjuhend, mis oli abiks nii õdedele kui patsientidele ja see mälestus on nii tore alles hoida ja säilitada. Tema panus nefroloogia arendamisse ja väga tugeva õdede koolkonna rajamisse on kahtlemata hindamatu väärtusega. Tulles veel korraks tagasi tema kabineti juurde, et kui see uks oligi lukus, siis peamiselt samal põhjusel, et kabinetis oli siis vastuvõtul kas mõni patsient või mõni kolleeg head nõu saamas. Merike on äärmiselt empaatiline, mõistev, koostöövalmis, peaaegu alati naeratus näol. Ta on inimeste inimene ja arst suure tähega, kelle jaoks on patsient alati esikohal. Minu arvates tema leksikas puuduvad sellised väljendid nagu ei saa, ei ole võimalik. Tulemuste nimel tulebki pingutada ja vaeva näha ja alati on tegelikult mingi lahendus, seda ka kõige keerulisemate olukordade puhul. Alati saab aidata ja alati saab panustada. Haruharva, kui nende pikkade koostööaastate vältel üldse olen kuulnud doktor Luumanit kasutamas nii-öelda ranget kõneviisi ja sellisel juhul on selle taga olnud ikkagi väga mõjuv põhjus. Tema positiivsus, kollegiaalsus, teotahe, koostöövalmidus, uudishimu meditsiinialaste arengute vastu on ilmselgelt olnud nakatavad juba esimestest kohtumistest alates ja kestnud läbi aastakümnete. Mul on väga hea meel, et selle pisikuga suutis ta nakatada ka mind ja on südamest hea meel, et doktor Luuman regionaalhaigla grandi väärikate nimekirja hakkab kaunistama. Ta on selle ilma ühegi kahtluseta auga välja teeninud.
armas Merike, palju-palju õnne sulle minu ja kõikide nefroloogia ning dialüüsi õdede poolt, kellel on olnud võimalus ja au sinuga koos töötada. Palju õnne, Merike, selle suure ja väärika tunnustuse puhul. Tehnikaülikooli Tervisetehnoloogiate Instituudi sensortehnoloogiate uurimisgrupp on rõõmus. Ja meil tõeliselt hea meel, et oled sellise au osaliseks saanud. Põhja-Eesti Regionaalhaigla Grand Lady 2025. Kõlab uhkelt. Aga sa oled seda väärt. Kõik need 20 ja rohkem aastat, mil oled olnud meiega, oled meid toetanud oma kliinilise kompetentsi ja elurõõmuga. Sinus on see energia, mis nakatab ja headus, mis kannab läbi raskete aegade. Meil on tõesti vedanud, et oleme saanud koos sinuga nii palju põnevat ja huvitavat korda saata. Kliinilised katsed, konverentsidel osalemised, teadusartiklite kirjutamised, doktorantide kaitsmised, patentide taotlemised ja toredad koosviibimised, kus sageli on saanud ka tantsida. See on olnud väga väärtuslik. Ja me püüame elada sinu elutarkust järgides. Patsiendid, inimesed on kõige olulisemad. Ja mulle meenuvad ikka ja jälle sinu sõnad enne oluliste otsuste vastuvõtmist. Pean oma südametunnistusega aru pidama. Merike, soovime sulle jätkuvalt pealehakkamist ja jõudu kõigis uutes ettevõtmistes ja loodame, et jääb meiega veel pikaks ajaks. Veel kord, palju õnne. Hea Merike, mul on siiralt hea meel, et sind on tunnustatud sellise suure tunnustusega kui PERH-i elutöö preemia laureaat. Sa satud väga auväärsesse seltskonda, aga sa sobid sinna ja sa pead sinna sobima 100%. Sa oled seda seltskonda igati väärt. Mul on hea meel meenutada seda aega, kui me töötasime koos peale minu ülikooli lõpetamist 90. aastal kuni 2002. aastani, kui sa läksid PERH-i looma nefroloogiat. Siis see sinu sõbralikkus, särtsakus, entusiastlikkus, töövõime, see oli imetlusväärne. Müts maha sellise asja eest, et sa oled praktilise töö keskuse juhatamise kõrvalt läbinud doktorantuuri ja ära kaitsnud doktorikraadi sellise töökoormuse kõrvalt. See on imetlusväärne. Kõikide nende positiivsete aspektide juures ma eriti hindaks ja arvestaks seda, et sa oled ülihea arst. Need haiged, kes on olnud sinu ravida, need on õnnelikud. 2002, kui sa läksid ära PERH-i meilt Pelgulinna haiglast, siis dialüüsihaiged. Meil oli ju tookord nii tööjaotus, et igal ühel oli oma põhiline spetsiifika, millega me tegelesime. Sinul oli see dialüüs, siis dialüüsihaiged jäid edasi meie ravida. Ja mitte kuid, vaid aastaid. Haiged ikkagi teatud olukordades ütlesid, et aha, teie arvate nii, aga doktor Luumann tõenäoliselt oleks selle asja kohta arvanud nii. Kuni selleni välja, et näete, doktor Luumann hoidis oma kingi siin, aga nüüd on kuidagi teisiti. Ma soovin sulle, Merike, edu, jõudu, seda heasoovlikkust, särtsakust ja entusiasmi, mis on edaspidiseks. Mul on olnud rõõm sinuga koos töötada ja me puutume erialaselt kokku nii või teisiti. Ole tubli ja tugevat tervist!